see video siis saab alguse Emajõel, on juba augustikuu. Pole, ütleme nii, et enam kõige popim aeg Emajõel ja ausalt öeldes ei ole kuulnud mingitest saakidest ka. Aga mõtlesin, et endale väike vaheldus ja teile ka vaatajatele, et teeks vahelduseks tšigipüüki. Kell on juba siin, mis ta siin on meil? Noh, 5 läbi jälle. 5 läbi, et õhtu käes. Teeks natuke tšigipüüki. Ja siis õhtul lõpetaks laivipüügiga. Et prooviks suurt augi või koha. Või väikest augi ja koha. Vaatame, mis me näeme. Et laiviga seal on alati siuke asi, et käsi kullas või perse mullas, et kunagi ei tea. Aga Emajõel on täpselt sama teema, et täitsa vabalt võib praegu siin madalamate kiviste kohtade peal kala olla. Et proovib, et hooaja alguses sai siin Koore Recoil, töötas hästi ja noh, loomulikult Kickman, et proovin need samad kummid jälle läbi ja vaatame, kui tuleb, siis tuleb ja kui ei tule, siis ei tule. Ma arvan, et seal tegeleti ka paadis kõrvaliste asjadega. Need, kes neljakis olid või? Ma ei tea kumb, aga selles mõttes keegi võis ka paadis vaadata midagi muud samal ajal. Et kas raadiot näppida, noh mida iganes. Teleots, seal on võimalusi küll ja küll. Oi, kala mine perse otsast läks reis. Ilus oli või? No võtt oli päris hea, jah. Piip, piip, videosse, piip. Sain tonksu, jah. Täna kodus tonksu ei saa, täna saab kalal tonksu, kui hästi läheb. Aga võtt oli jah, konksu pealt maha ka tiritud, et panin selle suurema landi, 5 tolli Kickman Tough Vaderi, see tume lillakas. Ja sellega kohe, põhimõtteliselt oligi vist teine või kolmas vise. Ei tea, mõnikord on landil ja landil vahe. Pärast on nad ju näha seal peal. No nad on alustada, nad ikkagi selle nagu suurust, et never ütleks, et nagu suured kipad on 23 centimeetrit, et nad pigem tunduvad nagu mingid mis see oli? Nagu kännu taha oleks jäänud, aga siis tuli lahti. See oli siit. Ei tea midagi, lant on ikka ära tõmmatud konksu keelest, mis asja. Väga kummalised asjad juhtuvad siin praegu. Oli nagu kinni ja nagu hoidi, siis tuli lahti, lant oli kuradi konksu otsast ära ja aga samas rohi oli küljes, ma ei tea. Nii, selle koha peal ma oma hooaja avasin sel aastal Emajõel. Ja selle aastal või siis ütleme nii, et suure tõenäosusega ma ka Emajõe hooaja siin lõpetan. Et vaevalt ma siia ilgelt tagasi kipun, aga mine sa hullu tea. Ei ole midagi teha, tuleb alla vanduda. Kell on juba sealmaal, et tegelikult oli ammu plaanis selleks ajaks juba laivandur vette pista ja vaadata natukene laivipilti ka. Kahju, Emajõel sedasi. Võib-olla, mis siis oli, 2-3 võttu. Üks oli vähe siis tugevam Kickmanile ja ongi Kick. Eks seda oli arvata, aga lihtsalt lootsin ikka, et äkki mõni tšigikala tuleb, sest see tšigipüük sellele püügile minu meelest ei ole vastast, et see on igal juhul püük, mida eelistaks, kui vaid oleks seda aktiivset kala
nii kui hooaja alguses on. Aga igast midagi, vaatame, see video läheb veel võib-olla edasi, sest et lähen pistan nüüd laevanduri vette ja vaatame, mis me seal näeme. Okei, proovime siis ühte asja veel. Veesaba ei tahtnud. Äkki tahad seda suurt länti. Oled auki. Vähemalt see, kui sa pikaks venisid. Reitis küll seda, et sa pigem hau. Käid järel, jah? Müstikana. Niimoodi vahib lihtsalt lanti või? Ära ei löögi või? Tross veest väljas juba vanan ikka siin all. Ikka veel. Ma näen oma lanti, aga kala ei näinud. See kala on ikka veel siin, nüüd läks alla. Täiesti vaid. Nii pinda tuleb järgi nagu reaalselt 20 senti võtta kahvaga välja. Pole paari meest. Oi. Oi, kaks suurt kolli. Üks on alles, teine läks kuhugi ära. Oi, ilus kala. Kohe võttis reaktsiooni pealt. Nii kui lanti nägi. Noh. Ilusti hoiab põhja. Kobe koha oled. Tule nüüd mu kahva. Rabalaaka ootab sind. Ja kerge kahva. Üksi majandada. Sa oled haug hoopis. Sellepärast see nii hästi võtsis. Kaua sa sõidad? Ma ei viitsi. Niisugusel ka ei ole. Sinu mõõtmetega koha oleks olnud täitsa tegija. Sina oled ka suur, aga jah. Tule nüüd siia, ma ei taha õiget saada. Nii, aga ei, sul ikka pikkust on, sa oled ikka meil 90 naug, midagi sellist. Väike kummilutt meeldis sulle, jah? Nii, saame White Knucklesid ka või jõuame enne tagasi lasta. Näitame korra sind iludust kaamerasse ka ja ilus, ma ei tea, 90 on ikka täis. Teeme kiire pildi ja siis lähed tagasi. Ei ole lihtne siin kuradi üksinda teha kalast pilti ja ühesõnaga
see kala oli päris kuri ja siples mul käes korralikult ja veri väljas, et jah, pusa tõmbasin ka katki kuskilt, kuidagi jäin konksu pidi, ühesõnaga jõhker mäsuna. Aga heitame korra veel kaamerasse, ta on jube kuri, no. Ja laseme jube kuri. Aga võitleb enda eest, see on hea. No nii, ja läks. Vesi on nii soe, et tahab hinnata ka. Soovitan kinnast kasutada, ma ei tea, miks ma ei viitsi seda kätte panna. Natuke limastas mul siin paati, siis pesin paati, sest nagu näha, siis palju pimedamaks on läinud kui eelmises kaadris. Aga jah, väike neis Venom töötab. Oleks võinud muidugi koha olla, kaugelt ei saanudki aru ausalt öeldes. Ja väikse koha ridvaga oli põnev ka. Aga noh, nüüd on kell juba läinud edasi, ma arvan pool tundi vähemalt, vaatame, kas toimub veel midagi. No nüüd läheb raisk. Koha ei ole. Sauga. Seda on muidugi suur kala, kui sauga oled, aga kelle me siin siis nüüd kätte saime? Haug ikka, jah. Rahulikult on toimetada. Mudu on võib-olla natukene kehti. Tuli lahti. No, natukene stingeri konksu siin võrgus ja rullukumbi võrk tuleb hästi lahti. Nii, Rapala The Girl 5 tolli, Fire Flame. Siuksed kabjad praegu, nad on nii äksi täis, et nad on nii kurjad. Ulmad kurjad on praegu. See tahab lõhkuda käsi, siis palun praegu on selleks õige aeg. Aga kaamerasse korraks näidata ja siis näges. See ei ole küll suur kala, aga äkki on koha. Lõkke kuradi ma näitan veel täpselt. Võttis ära kohe. Aga võttis ikkagi nagu haugi poiss. Mis meil on siin siis? Läks ära. Läks ära, aga mulle tundus, et oli haug jälle siuke. See oli kohe nagu pikemalt seal nagu põhjas ja nagu kõrgemal ka natukene, mitte täitsa põhjas, vaid 5 sentimeetrit põhjas lahti vaata. Ja no see pani ka paugu jäi otsa ja see läks ära. Et kui põhjast ikka üles lendas, siis kuradi vaatasin, et kurat, ei ole üldse midagi, oi. Et ta näeb meetrine, jah. Ja siis lambi koha peal keset vett. Lihtsalt teeme kuradi mingi teist ka vaatama ja keerasin natukene loodi ja võib-olla kui oleks sõitnud
tuul läks ka vaikseks ja kõrgi vaatan. Mis asi see on? No reaalselt, no meeter 20. Oi, raisk lõpuks lõi ära. Täitsa peeglisse. Nina all tükk aega ilusal suurel augil. No lõpuks lõi ära. Mine pekki, mis asi see oli. Kannatus jõhker. Jõhker kannatus kalal ju, ebareaalne. No. Terve selle aja, kui me praegu rääkisime, ma olin nagu suht vait ka, kui te panite tähele. Kõlgutasin nina all veesaba vanal lihtsalt. Ja lõpuks lõi ära. No. Aga no ta ei ole, ta on ka 90. Aga no mis kannatus siin kaladel on ebareaalne. Sorry, ma segasin vahele, ühesõnaga suur aug oli, jah? Ütlesin Kristjanile, et ära viska, et suure äki välja, et paneme sellega. Viskas ikka ja kiita ka ja korra otsast ja paar korda tuli veel sellele Annile ka järgi. Okei. Aga ta oli selle sügavama augu peal seal või? Jaa, sügava augu peal täpselt, aga ta oli täiesti keset. Okei. Selles kuradi tegi vist Annile musi, ta ei olnud siuke kuradi litak. Ja, ajas ära lihtsalt. Aga kuradi kass oli jah tõesti, loodi pealt tuli näha, et 200 meetrit vahet täiesti vastu. Nii, Kuore Fantoom jälle, veesaba, 20 senti. Ega jah, siin veesabaga on tore siin kõlgutada. Kalad on kurjad reis, kätte võtta mu käed nii lõhki, no ebareaalne. Nii kurjad on nad. Oi, mida sa teed? Jumala kurjad, ma ei tea, mis toimub. Isegi mina kardan täna natuke augi kinni võtta, ma ei tea. Nad on vesi soe vaata, nii äksi täis, et. Ka mingi 90 kala või? Jah. Ma näitan korra omal siin telekasse seda. Oi. Valgus on ümber läinud. No nii. Ma ei tea, kas midagi üldse näha ka reaalselt jääb, aga eks me vaatame pärast siis. Aga jah, maksimum 90, võib-olla 90 alla gramm. Aga ilus. Ma ütlen, siin on jõhkralt augina. Pakita taskula ja 3 või 5 meetrit nägin ette või? Okei. Huvitav, kas siin on ka siuke, ma pean rebase slippi veel sõitma, loodan, et ei ole. Praegu ei tundu, et oleks. Nii, järgmine auk tuleb kohe. Ujub järgi. Lõi ära. Suur või väike? Väike. Siin on tegemist väikesega. Lihtsalt hüppas kaamerasse. Mõtlesin, et proovin. Oi, see on hoopis sudakas. Oi, sudakas või? Sudakas, jah. Sudakas. Mingi 60 midagi. Aga tal veab täna, sest mul on alles kapis fileed, mis on vaja praadida. Mul on sama teema. Ilus, jah, 60 pluss kala. Koha on ikka täitsa hoopis mõnusam kala kui auk. Kurat, see ei siple ja ei lõhu niimoodi. No intelligentne ikka. Intelligentne, jah. Ma ei tea, kas midagi kaamerasse on näha. Aga ta on veits liiga intelligentne, et ta vahepeal ei taha üldse võtta. Jah, ma ei tea, kas midagi kaamerasse näha on, aga siuke 60 senti. Aga praegu lasen tagasi, ei ole. Ossa, tšau. Nüüd tuleb veel üks pilti. No meil hakkas niimoodi juhtuma, et ei saadki keerata, aga üks tuli ja teine läks.
jah, et sul nüüd kõik haued on, meil olid ikka 100% kindlad. Oi, sa raisk, kui hea võtt. See vist on koha. Päris hea laksuga tulti. Oi, see on ilusam koha, jah, siuke 3-4 kilo. Oi, see on ikka päris ilus. Ei tea, kas see kaamera peal nüüd jäi, aga selle kajaloodi kaamera peale. Aga ilus kala, jah. Kuradi kahju, nüüd ei saa pilti. See on, kurat, see on mingi 5-kilone koha. See on väga ilus koha. See on väga ilus koha. Kurat, sellest saaks ilusa pildi, aga pole meeskonda praegu siin pardal. Ossa kurat, ja paks jurram. Lant jumala kurgus, noh. Ei tee. Ossa kurat, raske kui kurat. No nii, võtame landi ära sult suust ja ma ütlen, intelligentsed kalad, jumala rahulikud. Siis võtad siin augu, see mul käed nii lõhkina juba. Ise olen süüdi muidugi, mis ma näpin neid. Sulle meeldib näppida? Stinger vähemalt ei ole kurgus, see on hea. Väga ilus koha, jah? Ja väga ilus koha, jah. Ma teen mõõdulaua märjaks, ma ei taha teda kuiva peale panna. Perse ma pean isegi pikemad näpitsad võtma. Mingisugune... Isegi ei oska niimoodi öelda, aga tundub, et 80 vist. Ilus koha, jah. Ja samamoodi võttis praegu seda sirpsaba oranži kollasega, see Fire Flame värvitoonis. Ma anda praegu korraks kahva tagasi. Asjad märjaks ja kuradi koha on ju nii õrn, eriti kui see vesi on soe. Õnneks verd ei jookse ega midagi. Kõik selles mõttes on hea, muidu ei hakkaks üldse siin mingit pilli tegema. Ootam näitan kaamerasse ka. Lant, jälle see sama, The Girl, Fire Flame. Kurat, miks siin paadis nii pime on? Ja, õigus. Ma sain Matiga ta nulli panna. Ja nüüd ta läheb siis. Ja. Mati oli 540 grammi muidu. Aga ma panin... Saab nii ka teha, et ma nullin ära. No nii. Paneme selle ilusa kolli siia Mati sisse. Me oleme sust 1,5 kilomeetri kaugusel. Nii. 5,46. Ilus koll. Ilus koll ja 5 kilo, 460 grammi, 81 senti koha. Nii. No, kui sa vaatad Randelinna poole, siis sa peaksid tulesi nägema, et seda idamest. Oi, on ilus kala. No teed mulle plärtsuga sabaga või? Teed ju küll, oskad, et suured oskavad ja plärtsu teha ju. Noh, mis see oli? See ei teinud plärtsu. See ei saanud vist ise ka aru, et lõpuks vaba on. Peale kõiki neid sessioone. Muidu ikka andsid? Musu ei andnud. Anna andeks. Võib-olla ta seda mõtleski, et oot, musu ei saagi või? Et nii rahulikult läks ära või? Siuke fotosessioon ja põi musugi. Aega ma teda palju ei kiusanud ka. Selles mõttes. Aga jah, täitsa.
no nii, egast midagi, tõmbame tänaseks otsad kokku. Et koha tuli augi ja kala oli pimedas ka täitsa aktiivne ja täitsa lõbus oli püüda. Ainukene negatiivne asi see, et kurat pilte ei saa ilusat, et vaatame, kas sellest suurest kohast õnnestub videost midagi välja lõigata. Et kui õnnestub, siis on hästi ja kui ei ole, siis ei ole pilti midagi veel teha. Sest et ma ei hakanud piinama teda, siin vesi on soe ja nii edasi, et aga ei, põnev oli, kala oli suht aktiivne ja ilmselt saaks veel kala, aga lihtsalt aitab küll tänaseks, et kell on kohe 1 ja saab järgmine kord jälle tulla, nii et jah, igati põnev, natuke jigi ja natuke laivi, nii et mulle meeldis. Kui sulle ka meeldis, telli kanal ja pane like videole ja kommenteeri. Näeme järgmises, tšau!